tere, mina olen Saara ja teie vaatate Õhina podcasti. Aga tänast osa tegelikult võiks vaadata YouTube'ist või kuskil, kus on nii-öelda video, sellepärast et meie teeme nii-öelda tutvustuse rebastele, mis meil kus siin koolis on. Nii et lähme edasi. Õhinapõhine podcast. Let's go. Lähme esimese asjana vaatame seda tähtsat seina siin. Nimelt see räägib ära kõik, kus meil on mis instituudid. Nullkorrusel on meil näiteks raamatukogu, kohvik, esimesel on üliõpilasesindus, Logistikainstituut, Tehnoloogia ja Ringmajandusinstituut, teisel korrusel on tähtsad inimesed ja Tehnikainstituut, Ehitusinstituut, kolmandale jääb aula, Humanitaar- ja majandusainete keskus, Reaalainete keskus ja neljandale Arhitektuuriinstituut, Tehnoloogia ja Ringmajanduse instituut. Nii et nüüd me hakkame kõike seda läbi vaatama. Kuhu me lähme esimesele? No alustame siis nullkorruselt. Lähme. Meil on koolis ka lift, aga see on siin. Siin on lift. Aga ma kõnnin jala. Igatahes. Siin on meie söökla, kohvik. Siin on kirjas küll, et kohvik on suletud nendele aegadel, aga tavaliselt on siin ikka kellaajad ka, et see on mingi 9-st 1-3. No igatahes need kellaajad, ma arvan, et tulevad siia. Ja nii ilusti olemas. Siin saab siis süüa. Kui keerata nüüd teistpidi ja minna sellest uksest sisse ja keerata vasakut kätt, siis me liigume raamatukogu poole. Ja raamatukoguga on niisugune vahva asi, et kui sa tahad tuua tagasi oma raamatut, mida sa laenutasid, siis selle saad panna siia kasti. Ütlen ausalt, mina üks päev ei märganud seda ja vaatasin, et hea küll, raamatukogu on kinni ja siis ma läksin sama targalt selle raamatuga tagasi, ärge seda viga tehke. Ja siin on ka kellaajad, millal on suletud ja avatud. Nii, väga hea. Lähme siit ära. Kas me lähme õppeesse või? Jah. Me lähme õppeesse nüüd. See on nüüd samal nullkorrusel, aga paremal pool. Me tegelikult jagame ruumi koos turundusklubiga. Sa nooguta mul iga kord, kui ma räägin õigesti. Ja. Turundusklubiga. Loodetavasti antakse meile varsti armu ja me saame oma ruumi. Nii, see on... Seda ma näitan igaks juhuks selle jaoks, kui on kellelgi mingeid küsimusi või asju või tahab muret kurta, siis turundusklubi ja meie õhinapõhine oleme siin. See ruum on selline. Siin toimuvad kõik lahedad asjad. Tulge siia päriselt. Allo! See juba on hea! Ma ei tea, mida ta tuli. Teegi uuesti. Väga konsultame, palun teile mitte siia tulla, et siis kohtume ja kunagi YouTube'is. Oi! See tea. Tegelikult sellest võiks ka rääkida. Hea küll. Tähtis asi. Meie sorteerime koolis prügi. Siin on kõik välja toodud, mis kuhu käib, nii et peame sellest lugu ja austame meie kooli reegleid ja päästame keskkonda. Oi, see on lükk. Üks lugu veel. Kui me just rääkisime prügi sorteerimisest, siis tegelikult on meil sellised boksid ka, kuhu saab taarat panna, nii et ärme pane neid niisama prügikasti, paneme ilusti õigesse kohta. Siin on meie Antsukene, valvab ilusti ust ja siin on üliõpilase esindus. Kui on abi vaja, saab siia tulla. Või kui soovid üliõpilasesindusega liituda, saad ka siia tulla rääkida juttu. Üks vahva asi veel, millest tahan rääkida, on söögiputkad. Kui söökla on kinni, siis saab siia näiteks tulla. Snäkid, värgid, särgid. Aga
siin on kohvimasin ka, aga see läks suvepuhkusele. Ta ilmselt varsti tuleb tagasi. Kohvi saab ka. Tudengivihikuid on ka siin. Neid on praegu vähe alles jäänud, aga neid tuleb sügisel juurde, et siit saab tasuta võtta endale vihiku. Ja. Nüüd me tulime esimese korruselt niimoodi paremat kätt ja tehnoloogia ringmajanduse instituut. Tulime siit läbi ja nüüd me läheme nii-öelda või lähmegi B-korpusesse. B-korpusesse jõudes lähme pool korrust allapoole. Siis jõuame me siia. Siin on erinevad laborid. B-korpuse teine korrus ja siin on meil Tehnikainstituudi laborid, spordikeskus, võimla, tehnokeskus. Siin on kasulik, kui Reimo oleks kaasas. Reimo oskab rääkida nende laborite kohta väga palju. Näiteks siin on ta oma enamus ajast robootikalaboris. Kui sa Reimot üles ei leia, siis ta on siin. Vähemalt minu kogemuse järgi. Siin on rühmatreeningute ruum. Need on meie võidud. Mitte õppevõidud, aga koolivõidud. See on jõusaal. Siin saab trenni tegemas käia. Ja seda akent ei tohi seal avada. Ära ava aken katki. Jep. Ene! Me näitame, mis meil koolis on. Jah, Ene on ka meil koolis. Ene on hästi tore tädi. Tädi. Tegelikult on tähtis inimene. Lähme edasi. Siin oli kunagi õhinapõhise või õigemini käänatult õhinapõhine see ruum, kus nad siis salvestasid oma episoode. Ja siin on võimla. Siia ma sisse ei lähe igaks juhuks. Mul on välisalanud. See on täiega fun. Siin on astmed, siin saab chillida. Siin on pistikud, mis on väga hea. Siis saab laadida värgid-särgid, kui sul on vaja arvutis tööd teha. Ja ka sinnapoole jäävad meil auditooriumid. Arvutiklass on seal. Ja kui sealt taha lõppu minna, siis seal on ka kivide näitus. Aga jah, siin on arvutiklass. Sisse saab siit kui ka siit. Tere! Tervist! Nii. Ja see on Eesti ehituspoekivi tüübid. Meil on koolis siuksed asjad ka. No see on ainus, mis ma tean, et meil on. Aga sellised joogikohad. Siit saab juua. Siit saab vett topsi panna. Teine korrus. Siin on meil tähtsad inimesed. Aga väga toredad inimesed minu kogemuse järgi. Lähme nüüd kolmandale. Hästi kiiresti. Kolmandal asub aula. See on ilmselt kinni. Kohe saame teada. Ja see on kinni, aga see on hästi suur. Ja see on meie kolmas. Kolmandal on sellised punakad, roosakad istmed, nii et selle järgi sa tunned ära, mis korrusel sa asetsed. Ja siin on reaalainete keskus, teisel pool aga humanitaar- ja majandusainete keskus. Ja nüüd lähme neljandale. See on 4. korrus. Stopp. Ja lõpetuseks ma soovin seda öelda, et reposed, me ootame teid väga ja et mul ei ole plekk siin. See on vesi. Näeme sügisel.